Nii, aga lähme siis edasi esitlustega. Nüüd Eva-Maria Kangro, psühholoog, kes tegeleb uuringutega ja nende uuringute põhjal siis ta räägibki meile, mis linnas ringi liikudes toimub. Tänud, tervitus minu poolt ka. Ma pean nüüd panema käe südamele ütlema, et see, millest ma täna räägin, ei põhine nii väga minu enda uuringutel, kuivõrd sellel, mis teised on teinud ja põhineb võib-olla natuke rohkem tähelepanekutel elu kohta üldse ja minu töö teisel poolel ehk inimestega tegelemisel või inimeste nõustamisel. Et üks minu hästi tore klient kostitab mind sageli värvikate lugudega oma elamustest linnaliikluses autojuhina. Et kui ta on kuhugi taaskord hilinemas või satub erinevatesse olukordadesse, sekeldustesse või kui ta on ikkagi jälle arvanud, et olukord on tema kontrolli all, aga siis selgub autoroolis, et liikluses on ikkagi teised osapooled ka ja asjad nii libedalt alati ei lähe. Ja jälle ta on hilinenud ja jällegi kõik ajavad teda närvi ja kokkuvõttes on stressi kui palju. Ja ausalt öeldes, ega siis see minu impulsiivne klient ei ole kuidagimoodi liiga palju erinev väga paljudest teistest inimestest, kes autoroolis ringi liiguvad. Ausalt öeldes ma ise ka aeg-ajalt lähen närvi liikluses. Eriti kuskil ummikus oodates, istudes. Õnneks mitte täna, sest et ma täna tulin rattaga. Ma olin see, kes tõstis käe püsti, et rattaga tuli ja ma tulin päris kaugelt. Ma tulin Tabasalust ja oli väga mõnus, kuni Juhkentali tänava ühe väikse ristmikuni, kus oli peaaegu eluohtlik olukord. Aga siin ma olen. No nii, et jäime siis sinna, et autoga linnas liikumine võib tekitada stressi. Jah, tõepoolest väga paljudel inimestel, mõnedel rohkem, mõnedel vähem. Ja ühest küljest on kuidagi hästi inimlik see, et me tahame, et elu oleks meie kontrolli all. Ja enamasti autoga liikudes nii see ka on, tõepoolest. Ma olen oma väikses maailmas, ma tavaliselt jõuan igale poole kiiremini, võimalusel võin ka teistest mööda sõita, kaugelt jalakäijatest, väga sageli ka olen kiirem bussidest, trammidest, rollidest. Aga väga sageli me tegelikult kogeme vastupidist, et me istume ummikus siis, kui jalgrattur meist mööda kihutab või kratsime kukalt, kui buss niimoodi sujuvalt mööda sõidab. Et ja tõttu me tunnemegi siis ennast stressis ja halvasti ja tegelikult esmajoones mitte auklike teede tõttu, kuigi see ka teeb haiget, aga mitte isegi nii väga need auklikud teed, kuivõrd see keskkond iseenesest, kui me oleme roolis. Ja tulles tagasi siis minu kliendi juurde, et ikka ja jälle tegelikult ta ise jõuab selle tõdemuseni, et need korrad, kui ta on liikunud ringi kesklinnas jala, või on otsustanud tulla tööle rattaga, mis suveperioodil on tema üsna tavapärane praktika, siis ta ütles, et ta tegelikult tunneb ennast palju rahulikumana, oluliselt rohkem tasakaalus ja läheb närvi palju vähem, mis on ka hästi loogiline. Sellepärast, et kui me liigume, siis vallandub meie ajus terve keemiline reaktsioon, mis maandab nii kognitiivset kui afektiivset, ehk nii mõtete kui tunnete tasandil pinget, me tunneme ennast mõnusamalt, võime tunda lausa sellist naudingutunnet, meie meeled on palju erksamad, ka mõte võib olla palju teravam. Ja kui nüüd minu klient on, kes on tänulik nende kergliiklusteede kasutaja, ei näe üldse mingit probleemi sellest, et põigata aeg-ajalt ka sõidutee peale ja kiirendada autodega võidu, siis väga paljudel inimestele tegelikult just nimelt need ebaühtlased tingimused
jalgrattasõiduks ja ka jalakäijana ringi liikudes on hästi suureks probleemiks või takistuseks. Et noh, võtame näiteks lapsed. Et me tahame, ja me teame, et liikumine on tervislik, me tahame, et meie lapsed rohkem liiguksid, saaksid linnas iseseisvalt hakkama. Aga samal ajal on laste aju arenemisjärgus sellises faasis, kus nende eneseregulatsiooni või nüüd läks keeruliseks, jah, kus ütleme nii, et laste aju ei olegi veel üldse võimeline suunama oma tähelepanu teravalt ühelt teisele. Nad on sageli palju hajameelsemad, sest et neil on raske ümber lülituda teadlikult. Neil on raske panna tähele korraga erinevaid stiimuleid, neil on raske korraga haarata tervikpilti. Ja kui nende tähelepanu köidab üle tee jooksev kass, siis teiselt poolt lähenevat autot nad enam ei näe. Nii lihtsalt on. Ja seda arvesse võttes on tegelikult tõuselt oluline, et me suudaks tagada lastele liigeldes niisuguse teekonna või niisugused tingimused nende teekonnal, et nad ei peaks maadlema siis selliste raskustega, mis käivad neile üle jõu. Või võtame vanemad inimesed. Et samuti me ei saa nende kesknärvisüsteemilt eeldada sellist, ütleme siis, žongleerimist igasuguste ootamatustega, sest et me lihtsalt ei saa seda eeldada. Aga mida me küll saame teha, ma arvan, et linna ja riigi esindajad on nõus, me saame kujundada linnakeskkonda niisuguseks, mis võimaldaks meil turvalisemalt, aktiivsemalt liikuda. Ja maailmas on üks hästi hea näide, mis on saanud alguse Hollandist 70-ndatest ja tegemist on siis Wonerfi disainiga. Ja Regina, kui sa saad panna järgmise slaidi, isegi võib selle eelmise juurde jääda hetkeks. Et nagu te näete, siis seda sorti nagu tänavalahendust siis nimetatakse Wonerfi disainiks. Esimene Wonerf ehk selline tänav, mis on loodud siis elavaks, mis on loodud inimestele, et inimesed saaksid võimalikult aktiivselt ja elavalt tänaval liikuda ja kus kompromissitu eelisõigus on jalakäijatel ja jalgratturitel ja rulatajatel ja teistel kondijõul liikujatel. Esimene Wonerf ehitati või rajati 70-ndatel Hollandisse. 99. aastal oli Hollandis üle 6000 Wonerfi ja tänaseks elab Hollandis ligikaudu 2 miljonit inimest Wonerfides. Ja analoogsed lahendused on rajatud ka Inglismaale. Ameerikas on natuke teistsugused nimetused. Inglismaal on see home zone, on sellise nähtuse nimi. Aga üle maailma on ka teada kui Wonerfid. Et Regina, sa võid panna nüüd järgmise slaidi peale. Et unustasin märkida, et inglased on teinud ühe uuringu mõõtes siis sellist subjektiivset heaolu ja stressi kogemist erinevat tüüpi liiklejatel. Ja hästi selgelt tuleb välja, et kõige rohkem pinget, stressi, frustratsiooni kogevad autojuhid, siis neile järgnevad ühistranspordi kasutajad ja siis kõige rohkem relaxed, kõige mõnusamalt tunnevad ennast siis liikluses jalakäijad ja jalgratturid. Nii et teaduslikult kinnitatud fakt, mis võiks tõesti ergutada sellist linnaplaneerimist selles suunas, et pakkuda siis inimestele heaolu võimalusi. Aga nagu me näeme, et mida see Wonerf tähendab, et üks asi on see, et on eelisõigus jalakäijatel, jalgratturitel, aga seal on terve rida tingimusi veel. Et neil tänavatel ei ole näiteks äärekive, et on kõik selline ühtlane teeala
kus jalgsi liikuvad võivad vabalt liikuda. Üks selline soovitus Wonarfides on ka, et hoida kurvilist teed, mis reguleerib siis autode kiirust, välditakse lamavaid politseinikke, sest et need häirivad ja segavad ka jalgsi liikujaid. Kasutatakse puid ja elusloodust, sest hästi on teada see, et looduslikud elemendid, rohelus aitab stressi maandada ja see on päriselt nii teaduslikult kinnitatud fakt, et isegi inimesed pärast operatsiooni taastuvad haiglas paremini, kui neil avaneb aknast vaade loodusele. Kinnitas üks hiljutine uuring. Ja üks asi veel, mis puudutab parkimist, et meil vist on tulemas varsti parkimise teemaline ettekanne ka, et Wonarfides on keelatud selline parkimine, et autod moodustavad sellise seina, tee ja majade vahele. Pargitakse siis niimoodi üksikutesse soppidesse. Ja üleüldine parkimine lahendatud teisiti, et autod üldiselt jäetakse eemale. Et lihtsalt niisugune näide maailmast, mis toimib hästi ja Inglismaa uuringud näitavad seda, et siis Inglise analoogid, need home zone'id, seal on vähem kuritegevust, inimesed tunnevad ennast julgemalt, turvalisemalt ja lapsed võivad vabalt tänaval mängida, keegi ei pea nende pärast kartma. Aga aitäh minu poolt. Kui on küsimusi, hea meelega vastan, arutan kaasa. Aitäh, Eva-Maria. Ja kas on küsimusi praegu? Jaa. Kas need Wonarf-tsoonid tänavad, kas need on tekkinud niimoodi, et ehitataksegi või on ka võimalik täiesti normaalselt ümber ehitada? Et kuidas see praktika on, et kas pigem tekivad need Wonarf-tänavad või home zone'id niimoodi, et ehitatakse siis mingi sirge ümber või siis hakatakse nullist peale ja siis teadlikult kujundatakse? Et kas mingid olemasolevad tänavad on lihtne ümber selleks kujundada? Ma nüüd natuke spekuleerin, aga ma arvan, et päris paljud Wonarfitest on ümber kujundatud, olemasolevasse keskkonda sobitatud, sest arvestades seda, kui palju neid on juurde tekkinud ja linnad on ju tegelikult olemas, et need tänavaid ei ole saanud tekkida nullist. Kas on veel küsimusi? Jaa. Mul on küsimus Eesti kohta. Kas on mõnda näidet Eestist esile tuua, kus on samasugust lahendust kasutatud? Ja ma mõtlesin selle peale, et ma tegelikult ei ole väikelinnadega nii kursis, et võib-olla väikelinnades alevikes nii täitsa on. Ja ma tean, et uues maailmas tegelikult et nagu isereguleerus midagi Wonarfi taolist lillepotid ja pingid välja, et mille siis politsei tuli ja kokku korjas. Aga ma mõtlesin ka vanalinna peale, et see on midagi üsna Wonarfi taolist, aga selles mõttes, et mitte teadlikult või täielikult. Et Wonarfites kasutatakse ka palju tõesti igasuguseid selliseid rekreatiivseid elemente, mänguväljakud, mingid atraktsioonid, mida inimesed saavad ja lapsed saavad kasutada. Võib-olla Rotermanni kvartal äkki oleks üks selline kõige lähedasem näide. Jaa, on veel küsimusi hetkel Eva-Mariale? Ei ole. Suur tänu esinemast.